üleskäik. Tervist või õigem oleks siis öelda Donichiva, sest oleme lõpusirgel rallihooajana. Jaapani ralli on meil algamas tegelikult juba täna siis, et täna sel ajal, kui me saadet teeme, algab ka siis esimene linnaratse. Ja võtame siis loomulikult selle väikse eelvaatega kokku, et minu vastas on siis Rolandson. Konnichiwa. Kas konnichiwa on tere päevast või? See on vist igasugune tere, ma loodan. Okay. Ja kaudel Jaapanis, võtame alustuseks selle mehe, kes seal natuke lärmi on kuulda, et tere Kaspar Ruus, kuidas sul seal kaudel läheb, kuidas kohale jõudsid? Tere, konnichiwa, nagu kiire. Palju rohkem ei julge siin hetkel Jaapaniga pruukides, kohalikud on ümber ja ei taha eksida terminit näidet. No räägi, kuidas see reis sinna läks siis? Reis oli pikk, ütleme kokku umbes 30 tundi, aga jõudsin elusalt kohale ja nüüd 2 päeva olen siin Toyotas mõelnud. Päevad on pikad, tööd jagub, sinu õnneks ma olen jalutanud väga palju, mul on umbes tund aega hotellist siia Toyota staadionile ja ajavahega olen peaaegu ära kohanud. Praegu on 6:30 ja vaikselt hakkab uni tulema, aga mis seal ikka paneb edasi. Räägi, mis sa siis jõudnud teha oled, et täna, eks ole, rääkisid tänatuda teiste meestega, et mis see vibe seal üleüldse Jaapanis siis hetkel on, et alustame juba tiimipealikest, võib-olla on huvitavam, et mis need isand Lattala ja isand Abite puhul siis põnevat rääkisid? Jaa, täna sai nende kõigiga räägitud, et Lattala ütles otse, kas kõik või mitte midagi. Kuigi pärast veel täpsustas, et kui autod kohe võssa panevad, siis pole sellest kasu, aga jaa, see meeskondlik tiitleitlus, see kütab kirgi siin, mingil määral ka sõitjate heitlus, kuigi kõik asjalasid on ka öelnud ja punktides ju näitab, et kõik võtmed on Villi käest. Uniste pühapäev oli katkest, vaevalt siin väga suurt varianti, aga meeskondlik põnevust on küll, aga jaa, mis on veel, hübriid on üks teema, hübriidi kadumine. Sellel teemal võib ka siin, tuleb ka täna homme artikkel, mida siis tiimi pealt sellest rääkisid. Ja mis veel huvitav oli võib-olla see, et tavaliselt hooaja viimasel rallil ma olen saanud aru, kui tiitleitlus on selged, et väga palju meediat ei ole. Aga siin Jaapanis on seekord tegelikult päris kõvasti. Ütleme, üle poolt on kohalikus ja terve armada on Belgiast kohal, et siis oma Villi tiitlavõtte näha. Siin meediatsoon oli, ütleme, ma ei tea, kas korraldajad ei arvestanud sellega, et nii palju rahvast tuleb, aga väga kitsas oli see ja suure osa võtsid just jaapanlased ja Belgias. Nii et selles mõttes melu siin jagub. Ma veel liialt pikalt kinni ei hoia, et selline natuke lärmine sul see asi on selline. Mis tujus tänat oli, et kas heas tujus, neutraalses tujus, sellises pahas tujus, et kuidas ta siin fiil oli? Ei, pigem heas, pigem neutraalses või heas, et üldse siin kuidagi tundub mingis mõttes võib-olla isegi pingevabam. Mõlemad tiitleitlused nagu lahti, aga samas kõigil on nagu asjad teada, et kõik peale Villi lähevad võita. Ja siis lõpuks ongi küsimus, kes lõpuni vastu peab. Selles mõttes oli väga okei, ja Tanakis ka, et ega tal ei ole muud varianti, et tema peab suruma ja eks siis lõpuks paista, kui palju sellest piisab. Toyotal samamoodi kogu kolmik saab suruda. Vill on ainus, kes ei lähe nii-öelda sajaga panema. Ja nii ta ongi, jah. No ja lõppu teeme siis Ruusi kohaliku küsimuse ära, et kas kohalik mötku on juba leitud, et või sa oled nii vaene Eesti ajakirjanik, et seal väljas ei ratsi käia? Ei ole veel leidnud. Ma olen väljas jõudnud süüa ainult ühe korra ja see ei olnud päris mökule, ütleme sobi koht siin, ikkagi robotit või süüa ja oli selline viisakas pereasut. Selline kõrklass, ainult robotid toovad sööki ette, no mis teha. Kuule, räägime homme. Homme siis on võib-olla juba midagi juhtunud ka, et ma saan aru, et sul ka esimesele katsele lähed täitsa kohale, et linnakatsele, et naudi. Me siis hakkame nüüd Rolandiga siin ralljutta rääkima ja homseni.
Tšau. jah, teeme nii, tšau. Nii, Roland Poom. Ja tere päevast ka minu poolt. Vana hea. Tervist. Jaapan ralli lähme vastu, 3 tiitlit on lahtised. Võtame nad siis kõik üksaval läbi, alustame sellest meie peamisest sõitjate tiitel. On sul mingit sellist tunnet ka, et täna kuidagi võib sealt tulla, teha? Ma ütlen, et natukene üks meil võrdlus võib-olla on siit viimastest aastatest, et mis see vahe oli, palju see Evans 111, Ogier 97, Monza etapp ja siis oli, et Evans kas peab vastu või väristab ära ja Evans väristas ära, eks ole, et tõmbas sealt ralju seinalt alla. Villi puhul, kas on seda tunnet, et No ütleme kogu hooaega vaadates siis ilmselt ei ole, et ta on ikkagi ülikindel olnud ja selles mõttes tiitlit väärib, et nii kindlat sõitu kindlasti pole Neville teinud varem, et see on selline võib-olla isegi selline Ogieri klassi laadne esitus olnud see hooaeg, kus ikkagi sõidetud on täpselt nii nagu peab ja surutud seal, kus on vaja ja nulliringe ei ole, mis muidugi on omaette teema, et kas see nulliring võiks tulla või mitte. Aga sellegi poolest tahaks arvata, et ikkagi see tiitlilugu on selles mõttes tehtud, et ka selle aasta punktisüsteem ju soosib seda, et ta võib selle kuhugi põõsasse selle auto ajada, aga tegelikult on ju veel võimalik punkte võtta küll ka pühapäeval. Jah, et võib-olla sel korral tehti ka juba see testikatse ära, seal juba kõik ütlesid, et nagu Monte Carlo, tuletame meelde, mis eelmine aasta avapäev või see esimene täispikk päev, seal vist Sordo pani puusse, Fourmeau pani puusse, Neville pani puusse, Ogier sõitis puusse, Katsuta sõitis puusse, Tänatul läks auto uduseks, et sealt, kes Tänat vaatas selle mingi 3 minutit, kes tuli sealt võsast välja, kes ei tulnud, et see reede oli nagu täielik kaos. Ja siis me mõtlesime kõik, et sealt on aasta ralli ja siis üle 2 päeva ei juhtunud mitte midagi, et selles mõttes vana hea. Aga mis mul pluss on see, kui sa oled Neville, seal on, ma ise mõelnud, seal on rahte pidiselt ju läheneda. Üks on see, et 225 Neville, täna 200, see tähendab, Neville peab võtma mingi 6 punkti. Üks variant, mida teha, on ju see, et sa üritad laupäevad saada need 6 punkti kätte, et sa reede laupäev riskid, saad need 6 punkti kätte, siis pühapäeval sõidad nii, et kaotad igal ratsel 3 minutit ja oled maailmameister. See vist on kõige loogilisem taktika, et tegelikult minna suruma, et võtaks need, 6 punkti see on siis 6. koha sõidaks välja ja siis pühapäeval kulgeks nii aeglaselt kui võimalik. See on mis see kõige loogilisem taktika, ehk sa midagi tood tiimile ka, et sulle selle laupäeval ära. Pluss on see, et kui sa reede laupäev eksid, siis sul pühapäev jääb ka nagu varuks, et päris nagu, et tegelikult tasuks võib-olla siin kohe vajutada. Ja võib-olla alustaks sellest, et tegelikult siin sotsiaalmeedias on Hyundai erinevaid videoid teinud ja seal oli sellised rahva lõbustuseks sellised küsimused-vastuseid ja seal Neville'i käest mitmeid küsimusi oli, aga mis jäi nagu lihtsalt kõrvu oli see, et küsiti, et mis rallit siis, et ma ei tea, Monte Carlo versus Kreeka, kui ma valida, et ütles kindlasti Monte ja kui küsiti, et kumba eelistad, kas Asfaldit või Kruusait, kindlasti eelistab Asfaldit, et see ju annab nagu ilmselt mingisuguse orientiiri, et ta ikkagi tunneb ennast nendes keerulises oludes suhteliselt mugavalt. Kui nüüd mõelda seda, et kui palju peab Neville suruma üldse, et tuua ära see 6. koht näiteks seal reede ajal või laupäeva õhtuks on ju, siis ma arvan, et ei pea liiga palju suruma, et eriti kui ta ikkagi tunneb ennast asfaldil hästi, ta tunneb ennast keerulise asfaldi peal hästi, me nägime, mis Monte tulemus on ju 30 punkti hooaja alguses. Et ma arvan, et tema jaoks on selles mõttes hea ralli, kus seda tiitlit vormistama hakata, et küll väga keeruline ralli, aga võib-olla väike eelis teist ees, et selles mõttes on tema positsioon hea. Aga jah, kui sa selle teooria tõid mängu, et siis ma arvan, et see on tõesti kõige mõistlikum nagu võib-olla minna, et ta niikuinii rallit tuleb alustada ikkagi tavapärase tempoga, et ma arvan, et ta ei alusta seda rallit grammigi aeglasema tempoga, kui ta tavapäraselt seda teeks ja Shakedown andis ka mõista sellest, et tegelikult ikkagi sõidab nii, nagu sõidab ja ma arvan, et see annab mingi vihje, et mida me siin reede laupäev oodata saame. Eks ole, et loogika on võib-olla mööndustega selles, et laupäeval tooks nagu tiimile suured punktid ära. Et siis pühapäeval laias lastus Neville võta siis 0, aga võta laupäeva õhtuks too meile 15 punkti vähemalt ja siis pühapäeval
sina kindlusta tiitlit, Tänad peab tooma ratsteist ja me oleme enam-vähem, võtame Toyota ära. Ja. No tegelikult kui ma arvan Hyundai meeskonna perspektiivist vaadates, siis tegelikult sellised kommentaarid ka Abitabuuli poolt on pigem vihjanud sellele, et Neville'i peale ei panustata isegi selles tiitlimängus praegu. Otil on ilmselge ülesanne, nii palju kui tuleb, nii palju võtad täis maksimumi peale, sina lähed. Ja teine sõita võib-olla veidi üllatuslikult, siis ikkagi, ma arvan, panustatakse Mikkelseni peale. Ja Mikkelseni puhul on, ma arvan, see üritus siin eriti oluline ka seetõttu, et hea tulemuse korral võib ta saada ka Hyundais järgmine aasta istuda. Jõuame selleni ka, aga ma arvan, et tõesti, sest et Neville'il on see meeskonna punktide surve võib-olla maha võetud Abitabuuli poolt. Et see surve on Oti ja Mikkelseni peal tegelikult. No et seda natuke vihjas ka see, et kui siin vahepeal nad masinaid vist testisid, siis vist oli see, et Neville testis juba seda järgmise aasta juppe, ütleme siis nii, ja Mikkelsen siis testis Jaapani rallis. Mis vihjas sellele, et Mikkelsenile panustati kui Jaapanis tulemuse tegemisele. Ja seda ju tegelikult, kui nad käisid ka Hispaanias võistlemas, siis Neville sõitis... Seda ma vist mõtlesin. Et sõitis ilma hübriidita ja Mikkelsen tegi seda hübriidiga, et see täpselt see sama, et see tundub, et see loogika on väga pikalt paigas juba olnud ja et täpselt, et lihtsalt siin ei tohi nagu, me saame aru, et Neville on ülitugev see aasta olnud, aga nagu see ei ole tema koht praegu, et siin nüüd on 12 meest, kes peavad seda nii-öelda meeskonnatiitlit koju tooma hakkama. Ja, et siin meenutuseks siis, et eelmine aasta oli suur Toyota pidu, Evans, Ogier, Rovanpera oli esikolmik ja tegelikult Ratsuta jäänud raudel, et nelik võit tuua koju ja siis üle-eelmisel aastal oli Hyundai suur pidu, et Neville esimene Tänad teine. Neville selles mõttes on kui eelmine aasta läks aia taha, siis tegelikult on näidanud, et see Jaapan tegelikult sobib hästi. No ta on keerulise asfaldi peal väga hea. Et need olud, mis teiste jaoks on täiesti ebaloogilised ja miks ka Rovanpera ei tulnud väidetavalt, on ju Rovanpera kommentaar oli see, et need teed on liiga ebaloogilised ja keerulised sõita, et ta nagu ei naudiks seda, et ta pigem ei tule sinna Jaapanisse ja tast veel kasu seal, siis Neville on vastupidi, et Neville on väga pigem, ma ei saa öelda, et ta naudib, aga pigem ikkagi on tugev nendes oludes. Räägime sest tootjate arvestuses ka, et siin Hyundai 526 punkti, Toyota 511, et kahe meeskonna mõõduvõtt skaalal 1-10. Vana iga numbri need. Kui üllatunud sa oled, et Kalle Rovanpera ei tulnud? Et selles mõttes, et ma saan aru, et sul on poolik hooaeg ja ma saan aru kõigest sellest, aga su meeskond maksab sulle miljoneid, et tule võta see tiitel, sa saad järgmine aasta, tule võida sellele meeskonnale, see meeskondlik tiitel, sa saad sõita järgmine aasta maailmameister autos. Selle asemel see mees puhkab, et las see Ratsuta ja need rassivad, et kui üllatunud sa oled ja kas sa oled selle otsusega üleüldse okei? 10, kui üllatunud ma olen, 10. Päriselt ma olin nagu tõesti võib-olla isegi veidi šokeeritud sellest otsusest. Üks asi on see, et tulla võistlema ja võib-olla kui ta väidab, et temast pole siin kasu, okei, vahet pole, võib-olla ei oleks, aga ikkagi see, et tegelikult see on, kuna see on ikkagi Toyotale koduralli, siis kõik ässad on kohal, on ju Jaapani fännid, et pigem ma arvan, Rovanpera on väga suur nimi ka Jaapanis, lisaks ju drifti sõitnud seal, et see osa nagu pigem oli see, mis valmistas üllatust, et tegelikult üks kord aastas põhimõtteliselt on ju see võimalus, kus nii-öelda seda promoüritust siis kokku panna ja ma arvan, Rovanpera on seal tegelikult eesotsas Katsutaga, keda tahetaks näha, nii et selles mõttes oli see väga üllatav otsus, aga jah, kui ta ütles ka, et temast poleks kasu, siis tegelikult nagu tulemused räägivad midagi muud, on ju. Eelmise aasta 3. millest me räägime? Et vahet ei ole, et ta võib-olla ei tunne hästi ja ta ei usu endasse selles rallis, siis tegelikult punktide arvestuses, vaatame punktitabelit meeskonna oma, siis ilmselgelt teda oleks vaja. Ja huvitav, kuidas see nüüd, ma ei saa aru, kuidas seal Toyotal on üldse selle mehe üle võimu ei ole, et ma ei saa aru, kuidas on see, et see Ogier tuleb ja ma ei saa, sest Rovanperast aru, ma reaalselt lihtsalt ei saa aru, et kuidas see võimalik on, et sul on su tööandja, see meeskond maksab sulle palka, eelmine aasta, see aasta maksab natuke järgmistel aastatel. Kuidas see nagu üldse kotine? Absoluutselt ei kotine. Huvitav jah, et selles mõttes nagu sest pigem ütles, et meeskonnal pole võimu selle üle, et eelmine ralli ka ma vist ütlesin, et tundub, et see meeskond ilma Rovanperat üldse ei toimi.
et huvitav, no ma ei oskagi nagu väga kommenteerida seda olukorda, et tegelikult see hooaeg on Toyota jaoks olnud ju kohutav. Me ei saa öelda, et okei, punktitabelis ikkagi on võistlustiitli nimel, aga tegelikult kui me vaatame hooajale tagasi, siis see on ikkagi väga hektiline hooaeg olnud ja väga palju tänu sellele, et Roomperat ei ole. Ehk siis tegelikult see tiim on ehitatud, minu silmis on see suuresti ehitatud üles Roompere ümber, et kui me vaatame, kes seal teised mehed on ju Taka hooaja lõikes, ta ei ole mingisugune punktitooja suur, on ju. Tema peale ei saa panustada, ta heal päeval toob head punktid, kehval päeval ta ei too midagi. Siis on üks poolik hooaega Ogier, kes väga ka ei viitsi sõita, makstakse palju, siis tuleb. Ja siis on Evans, kes ka nagu, kelle peale ka nagu otseselt panustada ei saa, siis on Rovanpera tegelikult, kes ongi ainukene, kes nagu on selline, kelle peale saaks panustada kogu aeg, ja teda ei ole. Teda ei ole sellises olukorras, kus on vaja nagu hakata räigelt praegu võitlema. Et tõesti, ei oskagi kuidagi ausalt öeldes nagu midagi selle teema kohta öelda, et Totter. On, tõesti. Sama Totter vist, kaude võib ju siia. Vist ei olnud ju eelmisest rallist nii palju möödas või ei ole, et ka Latvala tahab teha nüüd poolikat hooaega, ma räägin. See oli kirstardil minu meelest. Mis kurat toimub seal Toyotas, et see mõttes, keegi viitsi, eks ole, et see mõttes, ma ütlen, et Toyota seda arvestas, et siia ei saadud seda Rovampera kohale ja see, et Latval ei viitsi täiskohana teha, muidu vaata oleks tore, et ühe asja võtab Hyundai ja teise Toyota, mulle meeldiks isegi, et Hyundai võtaks mõlemad ära, et kurat, tehke, kui teete tõsiselt. Ja, et korralikult peaks ise natuke nagu släppima seda nägu, et kulge, võtke kokku ennast, mida te teete, Ma olen nõus sellega, et see, mis Toyotas see aasta toimunud on täiesti absurdne. See 15 punkti siis vahe, eks siin on ikkagi võtmehärrad on vist, võtmehärra võib osutuda, võtmehärras võib osutuda ka Katsuta, kes siin hooti on olnud kiire, et ma arvan, et nii võibki täiesti olla, ega statistika näitab 10 katsevõitu eelmiselt rallilt. Ja üle-eelmisel aastal oli 3. ka, eks ole, et on olnud siin kokkuvõttes poodiumil nagu ise enam-vähem sõidur, ma arvan, et Taka on ikkagi väga tugev ka see aasta. Eelmine ralli, ma arvan, andis sellise hea boosti ka talle, nii-öelda sai korra kodus puhata, tuli tagasi päris tugevana, ja nüüd kodurallil, kus ta teab, et ta on hea, ta teab, et ta on kiire, loodame, et on stabiilne ka, eks need olud keerasid vähe tuksisid asja eelmine aasta, sadas ju ka lund see aasta ilmateate järgi, praegu vaatasin, pigem on olukord palju parem. Aga jah, ma arvan, Taka saab olema tegelikult see Toyota, siin rallil Toyota see esisõitja rollis, vähemalt kui ajalooliselt nüüd vaatame tagasi need paar aastat, siis ilmselgelt on ta Toyota satsist tugevam oma kodurallil. Kas sina oled aru saanud, et kumb masin see asfaldil parem on tänavu? Et selles mõttes me kruusa peal kerge vahe on sees, eks ole, et näitavad kas see tulemused, et on natukene kiiremad rallid olnud, siis on ikkagi Toyota võtnud esikoha raskevatel on miskipärast Hyundai ja nüüd asfalt oled sa aru saanud, et kummale sa nagu sellise pisikese eelise annaks, et kumb see masin parem on või saagi aru? Keeruline küsimus, selles mõttes ma tegelikult tahaks öelda, et autod on ikkagi väga võrdsed ja pigem see olenebki juba sõitjaprofiilist, mida keegi eelistab ja lihtsalt nii on, et Neville asfaldi peal Neville eelistab asfaldit rohkem ja ongi asfaldil tugevam ja Toyota sats eelistab kõik kruusa välja arvatud Sebastian Ogier, ma arvan, kellel on suva, kus ta sõidab. Aga võib-olla kui Oti tulemusi vaadata, siis ka Ott on vist asfaldi peal Hyundai'ga pigem natuke parem äkki või? Horvaatia 4, mis siin veel, Kesk-Euroopa nüüd oli võit, et ja Monacos või Monte Carlos oli Neville võitis näiteks Hyundai. Ma arvan ka seda, et Hyundai on ikkagi väga palju praegu panustanud selles mõttes sellele Jaapani peale, et lisaks ju Neville ja Mikkelseni selle Hispaania rallile, kus nad võistlesid, siis Ott eelmine nädal, kui ma ei eksi, oli ka Hispaanias mingil rallil sõitmas, et see
panust on olnud väga suur, mida Hyundai on teinud ja Hyundai, ütleme siis, ei taha öelda, et ilmselgelt on asfaldi peal tugevam, aga pigem jah, võib-olla see sõitjate profiili mõttes on kerge eelis Toyota ees. Et see kuidagi kokku mängib niimoodi, et Toyotal ei saa kõige lihtsam olema siin. Mis siis veel? Üks võime rääkida ka sellest, eks ole, et ma ei tea, Furmo, mis Furmoos saab, eks ole. Räägime jah natuke silly seasonist, et tegelikult... M-spordi Furmo, tema siin vahepeal kuulsas, mis Tots sarjas, et natukene lipsas infot, mis oli huvitav. Et kõige huvitavam, see uudisväärtuslik osa oli vist see, et Toyota pattus seda poolikut hooaega. Mille peale Latvala ütles, et tema pole midagi pakkunud ja tema ei tea, et keegi üldse midagi oleks pakkunud Furmale. Huvitav, kes pattus? Vaat ei oska öelda. Ma arvan, et Furmo ei saaks sellist asja lihtsalt nagu kuskil kaamerate ees öelda, et kuulge, et mulle pakuti, aga keegi ei tea, et oleks pakkunud, kes see oli, kes pakkus siis. Et pigem tundub seda, et Latvale ei tea üldse, mis seal Toyotas toimub, et tema teeb mingit, ta on mõtetes kuskil historikrallidel. Ei, ma saan aru, Latvale peab kreitama, sa ei saa, sa tahad Pajaril öelda, või Katsutale sa tahad öelda, te olete meie sõitjad, vaata, et selles me olen 100% kaardid teie peal. Loomulikult sa küsid Furmolt kõrvalt, kuule, et äkki sa tahad poolikut hooaega, sa varjad, ja kui ta ütleb, et ei, siis ütled, ei, mul pole jutt olnudki, vaata, et mina usun Pajarisse, Pajar on parim, vaata, väga lihtne ju. Ja tegelikult ongi, ega kui jällegi hakata seda loogikat kokku panema nüüd Furmo osas ja võib-olla võtamegi siia siis Toyota, siis poolik hooaeg Furmole, et siis võib-olla tegelikult isegi see loogika kuskil on olemas, et me teame, et Roompere paneks täishooaega, siis on meil Sebastian Ogier, kes teeb pool hooaega, jagab Pajariga tõenäoliselt autot, ja siis on meil Elfin Evans, kes ei ole esinenud kõige paremini. Võib-olla ütleks ka, et kuule mees, sa saad pool hooaega ja teise poole hooajast tuleb teeb Furmo. Vaadatakse võib-olla see, ma ei ole nagu süvenenud, et kuidas need profiilid klapivad, kus on Evans ja kus on Furmo ja et võib-olla saaks nende kahe peale saaks nagu ühe väga tugeva kokku. Aga ma jälle arvan, et see nagu läheks Toyota poolt nagu lappesse, et see nad liiguks läbikäidud raja peale, mis on Hyundai poolt läbikäidud ja see ei tööta. Et pigem see on nagu kahtlane. Võib-olla sellest käis kuskilt laualt läbi ja korra servispargis ala räägiti Furmoga, et jõu, kuule, mis sa arvaksid poolest hooajast? Kui oleks võimalus, et tuleks, ma arvan, ja see oligi selline vestlus, et võib-olla üldse küsis, ma ei tea, keegi mingi mehaanik. Lindholm küsis lihtsalt. Kui peaks juhtuma, et see, et Furmo teine, et üldse M-spordi pattumist talle sootan. See, need on vist täitsa alla andnud, et nad on vist arvestanud, et ei saa kinni hoida. Ei tea, tundub, et liiga konkreetne info oli olemas neil juba, et selline rahasumma täis hooaeg ja nad olid nagu, et ilmselt ikkagi keegi lõpuks seal mingi pakkumise peab talle tegema, et see ei saa nii olla, et M-sport ei tee üldse talle pakkumist. Aga Hyundai lutlus vist, selles mõttes Hyundai, mina loen sellest välja, et Hyundai mul selle pakkunud, Toyota pakkus poolikut, M-spordi pole midagi, minu mõttes on... M-sport tõenäoliselt pakub, raha me ei maksa, aga täis hooaeg. Aga tegelikult, kui ma enne mainisin, kui me siin silly seasoni kiiresti üle käime, et mainisin seda, et võib-olla Mikkelseni eluralli võib see olla, et ta võiks pääseda ikkagi järgmine aasta ka tagasi ralli üks autosse, siis tegelikult see loogika isegi kuigi palju peaks paika viimasest Abitabuuli kuskilt intervjuust, ma ei mäleta, kus ta seda ütles, et võimalus on, et tullakse 4 autoga sõitma. Peab, selles mõttes, et ma võime ühe asja näha, mis on vahepeal muutunud, saab ära siduda, järgmine aasta nii palju FIA ja promootorid nagu hästi, et hübriidi pole. Tiimidele, mis iganes, miljon või mis nad nutsid, et miljon läheb maksma, sa pead midagi vastu andma. Ja minu meelest see vastu andnejad oli selle, et neil on, me saame siia starti, iga Nordus stardis 4 Hyundai, 4 Toyotat ja 3 M-sporti ja siis on nagu käsi peseb kätt, me saame normaalsema sarja ja teil on natukene sealt tuleb kulusid juurde, nad kõik võidavad. Et minu meelest see kõlab loogiliselt. Ja lisaks veel see, et kulusid teoreetiliselt tuuakse ka alla sellega, et kui hübriidi pole, siis väidetavalt ikkagi kogu testimise ja kogu see asi, see läheb oluliselt lihtsamaks ajakulu testimise peale, mahuvad ilusti ära piiratud testipäevadesse, ei pea sõitma nii palju lisa kohalike rallisi kaasa, ehk see
kulud selle hübriidita kahanevad kindlasti 1 miljon või paar, mis tähendab, et tegelikult selle ühe auto juurde toomine on täiesti reaalne Hyundai poolt. Ja kes siis seda peaks nagu jagama hakkama? Oli ka info, et Lappil väidetavalt on ikkagi mingisugune pakkumine olemas Hyundai poolt, mis tähendaks seda, et kui 4. auto tuleb, siis Lappi ja Mikkelsen võiks seda autot jagada. Kuidas see Lappi? Ma millalgi Soomemets, millal lugesin seda intervjuud, see ei ole enam rallimehe intervjuud. Ja vaata ütles ka, et ütles, et Priini asi mõjutas teda ja siis mõtles... See mõjutas ikka kõvasti. Ja ütles, et Priin pani matsu, siis mõtlen oma lastele ja üleüldse, et mis ma üldse elus tegema pean ja pani asju ümber mõtlema. See ei ole sellise mehe jutt, kes ma lähen nüüd, panen nagu Lappi sõitis, et sulle, et autod laperdab ja kas olen puus või olen esimene, et sulle, et see ei ole ju selle mehe jutt, et see on nagu, et sealt mina pigem, Lappi asemel võib-olla ikkagi vaadata mõnda nooremat meest sinna. Jaa, aga ka neil on ju tegelikult noorem mees olemas. Siin hiljuti tuli info välja, et Emil Lindholm on Hyundai'ga teste teinud kuskil X kohas nende enda mingisuguse testiraja peal. Et see, kui 4. auto on, kas ta oleks Lappi Mikkelsen, võib-olla oleks Mikkelsen Lindholm. Et ma arvan, et seal sellist valiku võimalust iseenesest oleks. Lisaks on meil ju veel ka lõpuks ikkagi Solberg, kelle kohta me ei ole midagi kuulnud, aga ainult arvame, kus ta võiks midagi teha. Et selles mõttes see Hyundai 4. auto ikkagi tooks ülipalju põnevust juurde praegu sarjas küll. Lihtsalt peab, et see 2,5 autot, see ei ole õige. Et selles mõttes me sellist hooaega, nagu see tänavun on, rohkem ei tahaks. Rohkem ei tahaks. Ja siis lõpuks on ikkagi ju meil veel M-Sport, kes on nagu täiesti kuskil, ma ei tea, kus omadega. M-Sportil on lihtne, ta võtab need jäägid. Ta võtabki jäägid ja loodetavasti, ma ei tea, Martin suudab mingi raha tuua, Lätist saab võib-olla pooliku hooaja, tõenäoliselt Munster jätkab täishooajaga, aga kes siis tuleb nagu ikkagi veel sõitma, et keegi ikkagi peaks sõitma, siis on jälle see, et kas võiks olla Solberg, kes tuleks sõitma. See peab olema Solberg. Seal ei saa, selles mõttes, kui nüüd mõelda, et potentsiaalselt noorsõitjad, kes ei taha miljoneid saada, siis ei ole nagu väga valikut ja Rossel on ka kuskilt jutust läbi käinud, aga seda ka nagu üldse ei usu. Minu lemmik Rossel, ante talle võimalust. Ma 2 aastat rääkida, et ante talle võimalus. Kuule, ma võtame korraks hüppan tagasi hübriid, et ei kaob ära. Mõnes mõttes ikkagi päris üllatav otsus, ju. Minu jaoks täitsa üllatus, et see korra ju oli teema mingi hetk, siis ikkagi laideti maha see teema, et see on nagu liiga suur muutus inseneridele. Minu jaoks oli see nagu teema laualt maas kuidagi, et ma sain aru, et me oleme rääkinud 3 aastat, et autod... Täna see töötab ju tegelikult. Et tootjad tahavad, et sulle see, see maine küsimus, et meil on ikka hübriid, et me natuke säästame loodust, vahet pole, kui võlts ta näeb välja hea. Ühesõnaga probleemis tekkis oli see, et ettevõte, kes tarnib neid hübriide, ütles, et restarti rohkem teha ei tohi hübriidseadmele ja kui katse peal hübriid ära kaob, põhimõtteliselt võtke see hübriidauto pealt maha, tooge meile remonti ja te maksate sellest miljoneid. Ja see saigi tegelikult probleemiks, sest kui teised Toyota ja Hyundai isegi oleks võib-olla sellega nõus olnud, siis M-Sport sellega nõus ei ole ja ma arvan, et täna ikkagi Hyundai ja Toyota käituvad niimoodi, nagu M-Sport tahab, et M-Sport püsiks sarjas. Olgem ausad, siin vaata, kas see oli Kesk-Euroopas mingi ühel hüppel, mingi 4 massinal tuli nii, et hübriid ei tööta. Ja Mikkelsen ei saanud starti ju, sest tuli ei põlenud. Jah, et see mõttes, et sul on iga selline mingi loll hüpe, kus läheb välja, siis on ma ei mäleta, see summa oli mingi 15, 10 000, 20 000 kord, eks ole. Et selles mõttes ma saan aru ka, et... Ilmselt mingi ahneks natuke, tõenäoliselt. See tarnija mingi kompakt. Iganes. Õnneks sul on sama halb nimemälu nagu muld. Aga õnneks või kahjuks on muidugi see, et võib-olla nüüd tahaks juba teada nagu ülejärgmise hooaja kohta, et mis suunas see nüüd liigub, et sulle see on minu meelest nagu kummaline märk, et aitab hübriidajast, lõpetame ära nüüd aastaks, mis edasi? See tundub huvitav, et selles mõttes isegi, kui me nagu mõtleme, et mis me siis nende autode juures nüüd muutma hakkame ülejärgmisel aastal, siis nagu tegelikult ei oskakski nagu midagi arvata. Et see hübriid oli väga loogiline samm, nüüd nii-öelda samm tagasi, aga mis siis nagu edasi järgmise autogeneratsiooni puhul tuleb, et auto juba toruraamil on, plastikdetailid lihtsalt küljes.
lähebki küsimus tekib, kas me lubame lihtsalt rohkem aerot veel või, et kuhu me nagu liigume, aga eks see on juba enda FIA ja mingi inseneride teema, et kuhu selle autoga edasi liikuda, aga igal juhul ütleme jah, huvitav otsus. No selles mõttes, mingi, et see Stellantises see Lancia tuleb, et ole Rally 4, mis on juhul Stellantis, neil on mitu seda Rally 3, Rally 4, et ole Rally 2, et neil on igal pool väiksemad, suuremad on Rally 2 Lancial? Ei, Stellantisele grupil. Grupil, jah. No, neil on grupi erinevatel brändidel on põhimõtteliselt kõik on, et ole. Ja miks ei ole Rally 1 ei tule, et arvutused paneme Excelisse, ei tasu ära. Ja on, et me teeme, et Lanciaga teeme see Rally 4 auto, võib-olla tunani Rally 2, Rally 1 nagu praeguses arvutuses never, et see ei tasu ära, et kui midagi FIAs muutub, siis me hakkame mõtlema. See mõttes päris, on täpselt see, et sul peaks võiks ju sealt tulla. Nii suurest klassikas on mitu klassikalist automarki seal all. Ja, nii on, et aga ilmselgelt see järgmise nii-öelda generatsiooni tehnilised tingimused, see võib ikkagi, me jõuame kindlasti selle arvutlusega sinna, kas keegi võiks lisanduda. Tegelikult me oleme ju kuulnud, ma arvan, paar aastat, on Peter Solberg on rääkinud, et keegi tuleb veel, siis oli Subaru korraks, et siis Toyota juba lubas oma jõuallikat anda Subarule, et on olemas, ärge muretsege. Siis Peter Solberg räägib, et tal on juba kogu tehas valmis kuskil, et ainult keegi tulge, minu garaažis võime hakata seda projekti tegema. Et igal juhul, ma arvan, see saab põnev olema, aga loodetavasti võimalik kiiresti pannakse see püsti, et tegelikult kui me mäletame ka näiteks Toyota tulekut, siis see oli ikkagi pikk protsess, kui testiti aasta vähemalt esimesi autosi ja siis nii-öelda lõpp-produkti, millega välja tuldi ja testiti väga kaua aega ja et see on pikk protsess, et tegelikult, et kui keegi täna tulla tahaks, siis ongi, ma arvan, siis 2 aastat vaja infot ette umbes. Jah, ma mõtlen, Stellantis on küll loodilisem, Citroen, eks ole, on juba Rally 2 kuigi ikaldab natuke. Nüüd on Lancia, eks ole, vanasti Peugeot, kuskil on see Opel, on Rally 4, eks ole, vist on veel, hunnikus autosid. Tule selline asi, täna lugesin, et raalutakse seda, et kvali tuleb tagasi. Kas kiidame heaks või mitte, et see oli... Peab kiitma heaks ikka vist. Et natuke möödas, et sinne, seal üks loodika, mis mulle meeldis ka, on see, et saaks ma ei mäleta, äkki ütles Millenner, tegi teine, ma vabandan, või eksin nimel, et võiks saada need ratse lõpu intervjuud ka selliseks, et ei oleks hala üks päev, esimene päev on teada, et see esimene tuleb halab päev läbi ja esimene stardikoht väga halb, teine vend tuleb, stardikoht väga halb ikkagi, kolmas tuleb, ikka puhastan veel natuke ja siis umbes 4. hakkavad rääkima muud juttu, et see mõttes, et see ratse lõpu integrad on juba täis mõtetud, see mõttes, et Neville päev läbi räägib sellest, et ta puhastab ja raske on, et milleks, eks ole, ja kui sa kvalis oled sitt, siis on enda süü ja siis ei virise. Jaa, huvitav minu meelest kvalis see, et Euroopa meistrivõistlustel see kaodati ära. Et tegelikult see toimis suhteliselt hästi ju. Küll seal läks võib-olla ma mõistan osaliselt, et see läks selles mõttes keeruliseks, et kuna nendel see nii-öelda tippklassi auto ERC sarjas on ikkagi Rally 2 auto, millega on mingi 20-30 venda on peale, et siis saigi sellist taktikat seal kasutada nagu mina oma viimasel rallil Poolas, et ma lihtsalt võtsin gaasi maha ja kuna puhastada ei tahtnud ja mingi kurv läks sassi, siis ma teadsin juba, et ma pean põhimõtteliselt esimesena startima, siis 100 meetrit enne kvali lõppu lased gaasi maha ja pigem stardid seal 15-ndana kui esimesena. Aga tegelikult ikkagi WRC-sarjas, ütleme 10 venda see toimib, et vahet ei ole, kas sa lõpetad 15-ndana, 20-ndana shakedowni või selle kvali, et siis sa stardidki lihtsalt viimasena Rally 1 grupist. Et iseenesest see töötaks ju väga hästi, ma arvan, aga veider üldse, et sellega tegelikult oodatud on, et see probleem on olnud ju nii kaua ja vingutud sellel teemal, et proovida tasub ja nagu ma arvan ka see, et selle aasta punktisüsteem oli minust ülihea, et vähemalt prooviti midagi ja ma saan aru, et nüüd on korrektuurid tehtud järgmiseks aastaks ja muudame natukene, et saada see nii-öelda lahendus ikkagi kõigile meeldivaks. Jaa, et nagu sa vist 2 aastat arvusid see trumm, et muudame midagi, katsetame, teeme. Et ma ütlen ka, et kuigi see punktisüsteem on totter, siis nagu
täpselt, no see on nagu eelmise aasta Jaapani ralli puhul sai öeldud, et kaks viimast päeva, laupäev, pühapäev, ei toimunud mitte midagi, seal olid suured vahed ja mitte midagi ei toimunud, see pühapäev nagu reaalselt oli nii mõttetud. No mina suure rallifännina pühapäev ei vaadanud, põhimõtteliselt. Vaatad tulemused ära ja... Ma arvan, sul naine ütleb muidugi, et võiks selle vana süsteemi tagasi tuua. Roland jälle vahib hommikust õhtuni seda rallit, võiks vana, vaata olid hea punktisüsteem. Pühapäeval sai ikka perega olla. Ma arvan, et terve selline, natuke võib-olla liiga sooviliselt ütleme, väga paljud naispooled ikkagi võib-olla sooviks, et oleks vana süsteem tagasi ja saaks pühapäevad igavaks. Üks asi, mis mulle ei meeldi, aga võib-olla ma olen loll ka, et tegelikult Rally 2 on ka nüüd ju suur grande võitlus. Absoluutselt. Ehk siis võitlus on see, Pajari, kui lõpetab esimese või teisena, siis ta on maailmameister, kolmandana ei ole. Aga mis on see miinus? Ma ei tea, kuidas sa seda lahendad. Mulle meeldiks, kui maailmameistri võistlus oleks nii, et viimasel etapil oleks nagu võitlus. Praegu on see, et Solberg laias laastus püüab kala, raadiost kuulab, mis seal toimub, eks ole, ja siis saab teada, tore, ma olen maailmameister. Natuke liialdades. Tahaks seda mees-mehe vastu, ma ei tea, kas on üldse võimalik. Sa ei saa vist sundida neid Saudi-Araabiasse järgmine aasta või kuhudi, eks ole? Ei saa ilmselt sundida ja tegelikult, eks minu arvamus on ka selles see, et head lahendust ei ole. Ei ole head lahendust, aga see lahendus võib olla ikkagi kuidagi pool sundimisega peaks olema ala, et te võite valida 8 etappe vist on, kui ma õigesti mäletan. Järgmine aasta vist 8, aasta vist oli 7. Et põhimõtteliselt pooled rallid võite valida ja pooled rallid on kindlad, nagu kuhu te tulete kohale. Ma ei tea, see on ka nagu pool sundimine ja kehv. No Jaapanisse muidu sa ei saa sundida ei saa, see peab olema ikkagi Euroopa ralli, kuhu sa saad öelda, et siia te tulete ja nii on. Saudi-Araabiale võib-olla on see õnn, et see võib kinni maksta, ma arvan. Jah, täis reaalne. Me maksame kinni, tulge rõikva. Ega see ei oleks selles mõttes, see poleks nagu midagi erakordset, et näiteks toome näite ERC-sarjas jälle Asooride ralli, et seal ikkagi tasuti transpordikulud kinni, et sinna saarele tuleks kuigi palju sõitjad. Et miski pole võimatu, et budget jääb samaks, on ju, mis Euroopa rallil, aga selle vahe, mis me maksame, see, ma ei tea, mingi 10-20 000 näiteks, et me maksame kinni selle teile. Peab tulema mingi lahendus, sest see lahendus ei ole hea ja see lahendus ei olegi just nagu fännide ja spordi mõttes hea, et eks me saame siin ägeda võitlus igal juhul, aga täpselt see, kui peakski Solberg võitma selle tiitli, Kas saame? Ma arvan, et see olukord oli Kesk-Euroopas oluliselt kehvem, kui ta täna, sest tuli Chris Ingram näiteks. Ja kui sa just ütlesid, et on vaja esimest või teist kohta Pajaril. Nii, ma loen ette, et tal on laiast aastas on 3 konkurenti. Tal on Kriasin, Rajatanovic ja Raskurinsim, kõik. Chris Ingram ma võtaksin ikkagi esimeseks konkurendiks. Ta on Toyota. Kas ta võtab ära sul Toyota? Ma arvan, et... Ta on täiesti erasõita. Kui Toyota ütleb talle, et võtta hoog maha, siis Chris Ingram ütleb, et siis ma tahan järgmine aasta täis hooaega panna. Ta on erasõita. No vahet ei ole. On ikka vahe. Mis asja? Ma arvan, ma arvan, seal saab mingid... Et viiakse pärast suur ümbrik. Saad järgmine aasta, saad midagi. Sellisel puhul küll, kui päriselt nagu Toyota läheb, ütleb Ingramile, et Ingram kindlasti ülikõva vend on. Aga kas päriselt arvad, et Pajari on 3, tema ees on Jan Solans või Ingram ja Toyota ei saa survestada, et kuule, laske mööda. Ei saa survestada, pole mingit lepingut, mille alusel survestada, aga saab survestada siis, kui Chris Ingramile surutakse kätte ja öeldakse, et palun järgmine aasta tuled, tõmbad hooaja WRC2 ja me tasume pooled su kulud, sellepärast, et Pajari saaks tiitli. Kui oluline see Rally 2 tiitel on? Ikka on vist. Toyotale vist on vaja küll, et Yaris 2 on parim WRC2, see on vist neile üks Ma arvan, et see on oluline, see on ju selle Rally 2 Yarisel debüütooeg, on ju? Et selles mõttes ma arvan, et see on vajalik. Aga kui palju see väärt on? See on küsimus. Ma arvan, see on päris huvitav selline. Ingram ütleme, juhib ja siis on lase see vaju 3. Mul on Chris Ingrami telefoninumber ja kui me näeme, et ta juhib rallit ja Pajari on 3, siis ma pühapäeval pärast katset helistan talle, ma küsin, palju selle maksti. Mis, saad ühe tasuta ralli, kas siis annad sa ära esikoha? Ma ei tea. See on hea küsimus. Kas annad oma ralli võidu ära selle nimel, et sa saad ühe ralli tasuta? Või siis 2? Ma arvan, et üks on vähe.
ma arvan, et seal peab olema see teema, et Ingram ütleb, et kuradi, andke nüüd mulle pool hooaega, siis ma annan pool ära hooaega selle. palju, vaata, mis kurat, toivotud vei. See on mõnus selline, ma arvan, selline mõnus ei, tegelikult on see huvitav olukord, sest aga ju Gus Greensmith läheb nii-öelda tiimimängu mängima, et tema läheb, annab kõik endast, et püsida Bajari ees, millest ma väga ei usu. Aga tegelikult on täis paski olnud, oleme ausad, et aga vaatame ikkagi nagu reaalselt, et Bajari ees tegelikult, kes ma arvan, on potentsiaalselt, et sõidavad temast kiiremini, et on võimeliselt sõitma temast kiiremini, ongi Chris Ingram ja ongi Nikolai Gräzin. Gus Greensmith ei ole võimeline temast kiiremini sõitma tõenäoliselt, kui ta nüüd, ma ei tea, mida ei ole siin vahepeal teinud. Ja Gaetanovitš, no sellest me ei hakka rääkimagi. Jan Solans iseenesest ma arvasin, et võib-olla ka shakedowni põhjal tundub, et ei saanud kohe kuidagi üldse käima, et Solans on ei ole. Jaarisega, et selles mõttes minu teooria on see, et ei, ma arvan, et mina usun sellesse, et seal ikka nihverdatakse. No see peab olema siis üks ilus kingitus, kui keegi seal oma koha on nõus loovutama. Et muidugi Gräzin, eks ole, on võitnud Horvaatia ralli täna. Ei, Gräzin on, ma arvan, väga võimas asfaldi peal. Tema on kindlasti selline mustobune. Ja ma arvan, et Gräzin on kindlasti läheb eesmärgiga seda rallit võitma, siin ei ole mingit teist varianti isegi. Et vähemalt nii palju on ikkagi seda õnne, et see viimasel rallil oleks võinud olla märgatavalt selline lahjem see koosseis, et meil on olnud küll neid selliseid raudeid rallisid, kus nagu vaatad seda ralli kaks nimekirja, mõtled, et okei, et enamike nimesid pole kuulnud ja vaata, et siin on vähemalt mingi võitlus on. Aga siis mõtleme veel selle peale, et teised mehed saavad lihtsalt tuima paugutada ja sõita niimoodi, et lõpetame metsas või vahet ei ole, kus me lõpetame, aga Bajari ei saa seda teha. Bajari peab tulema ikkagi kindlasti lõpuni. Ja siin võib hakata selline noore sõitja mentaalne mäng ka pihta, et teoreetiliselt see ei anna talle midagi, tal on see poolik hooaeg vähemalt juba lukus järgmiseks aastaks ralli 1-ga. Et ma arvan, et see on selline ülipõnev lahing hakkab siin tulema ja kus suudab seda lõpetada ja me peame lõpuks ikkagi sellest rääkima, et ülimalt keeruline asfaldiralli, mida sõita. Et see saab olema äge võitlus igal juhul, aga jah, Chris Ingram, kui me seda nüüd vaatame, siis tegelikult Chris Ingram võitis shakedowni. Kus see Ingrami selline haip nüüd tuli, ma ei saa aru, ühtäkki. Ta võitis shakedowni. Ei, no ma saan aru. Ei, tegelikult ta ju on siin, ütleme, ma arvan, 2-3 aastat tagasi ülikõvasi rallisi sõitis WRC2-s. Ei, ma tean. Siis ju nüüd on ta see hooaeg sõitnud Britisarja, mille ta võitis. Ka on Euroopa meister 2019, ta on lihtsalt selline sõitja, kellel pole budgetit absolull ja korjab raha kokku igaks ralliks, aga ma arvan, et igal juhul on ta võimeline võitma. Ja, me vahepeal üks asi, mis mitte spetsialiseisund, vaid mingi uudiselaadne asi, et Horvaatia, mis järgmine aasta ei ole, 2026 seid rahad kokku tuleb 2026 ja 2027, mis on kalendris. Muidugi halbuudis Rally Estonia vaatas, et üks spot võeti ära, et seal on jälle, peab alati kaheti vaatama, et võib-olla oleks parem olnud, et ei oleks raha kokku saanud, kuigi on minu lemmik Rally. Rally Estonia puhul ikkagi ilmselt on see ju mitme aasta leping käes. No jaa, ma ütlen, et mida vähem konkurente, seda pikem on see õnn. Konkurent on liiga palju. Meil on nii väike riik, et selles mõttes ma arvan, et igasugune suurem turg, kes tahab tulla, on Eestile halbuudis, et ta alati kaha otsa kasi on. Seda küll, jah. Nii, mis me siis veel teeme? Sina tuli selline noorem mees, et mis on, meil on nüüd viimane etapp, et ole, mis on su lemmik sinu ralli vaatamise ajaloos? Ma viskasin sul mingi variandid ka, et mis on sinu lemmik viimane etapp olnud, et just selles plaanis, et kus on see maailmameister veel lahtine olnud, et siin on ma ütlen, et siin on neid variante on tegelikult päris põnevaid, et isegi ma ütlen, see koroona aasta tegelikult oli ka, et Russ Evans lõpuks ometi tuleb. Ja ma tegelikult... peale seda, oleme ausad, vabandust, täirisin, peale seda, kui ta seal Võssavani ta peale seda ei ole nii lähedal ju olnud ka enam, et see oli see tema suur võimalus, soperdas ära, nüüd on juba selline, et eda ei tule. Jaa, ma pean ikkagi lähtuma siin lähiminevikust tõenäoliselt. Sa ei saa, sa oled nii noor mees, sa ei mäleta. Ma arvan, kõik vanemad mehed ütlevad, 98, sain see lõpusirgel, vaata. No selles mõttes seda tean, ilmselgelt seda peab iga rallifan teadma, aina. Ma just mõtlesin siia teile, et ma nagu mäletan seda, ma olen vanem mees, ma ei mäleta, kas ma reaalselt nagu vaatasin seda või seda nii palju olnud, et ma mõtlen, et ma vaatasin. Vahest mõne asjad on see, et sa nagu reaalselt ei vaadanud, aga seda nii palju näinud, siis hakkad mõtlema, et vaatasid. Ma arvan, et see on kõige selline rajum tiiti kaotus võib-olla. Jaa. Aga lähiminevikus
tulevikus, sa tõid siin ka 2020 välja, Evans 111 punkti, vaata, mis see siin midagi... See on enne etappi, on ju? Enne etappi, jah. Ja, just. Et see on, ma arvan, selline kõige eredamalt ikkagi, jah, meenunud, et Evansi tiitel oli nagu polnud kunagi nii reaalne olnud, aga tegelikult ka see 2018 aasta, ma arvan, kui Ott Toyotaga tundus, et nagu on võimeline seda tiitlit võtma ja siis ikkagi läks veel ka Ogier oli Fordiga ja et siis läks see asi nagu päris põnevaks. Seal 2018 siis enne viimast etappi Ogier oli 204 ja Neville'il 201, miinus oli see, et Neville ei, see ralli lõppes tal üsna vara ära ja siis Ogier tuli lihtsalt finišisse ja oli maailmameister. Et see aasta igal juhul nagu teoreetiliselt oli nagu ülipõnev tulemas see lõpp, on ju. Aga jah, ma arvan, et see... Hirvonen on kahel korral olnud ülilähedal või kolmel, ütleme ühel korral. See aasta ja just see 2009 ma tahtsingi öelda, Lööbi ja Hirvoneni võitlus ja see läks ju nagu Hirvonen ju, ta juhtus ka seal midagi, ma nüüd ei mäleta, mis tal juhtus, see midagi. Kas see võis olla see aasta, kus ta kohe algus pani puusse või? Ei olnud minu meelest. Üks nendest aastatest oli see, et oli suur... seal nad panid lõpuni võitlesid, et Lööb võitis ära. Et üks aasta oli ka Hirvonen pani kohe puusse, et selles mõttes, et iga kord oli lähedal, siis soperdas ära. Aga jah, ma arvan, et see Hirvoneni ja Lööbi võitlus 2009 ikkagi oli selline, võib-olla pärast 98. aasta seda Mäkineni ja Saintsi võitlust oli selline nagu kõige rajum lõpuni võib-olla võidusõit või? Selles mõttes ma ikkagi vaatasin neid vahepealseid aastaid, mul meeldis vaadata neid lõpuaastad, ma saad aru siin, mis aastad siin oli, miks see ralli ikkagi eestlastele võib-olla südamelähedaseks läks, kui oli Märtini aastad, kui Märtin juba kaude võitles, et 2003 enne viimast etappi. Jaa, 2003 muidugi. Lööb 63, Sainz 63, Solberg 62, Burns 58. Ja see oli see draama ka, et Burns tutvus kokku, et ole ta lõpuks ei tulnud ja põhimõtteliselt esiviisik 5 punktises. Ja lõpuks Solberg tuli 3. kohalt maailmameistriks. Äge. Või siis 2001, et on ta Matrei 42, Mänginen 41, Burns 40. See oli see aasta siis, kus taaskord Burns tõusis, eks ole, 3. kohalt esimeseks, et seal Matrei ja Mäginen, seal ka muidugi Mäginen ja Matrei kohe vist esimesel päeval katkestasid. See mõttes, ma hakkasin vaatama, mis seal sajade algus oli. Kurat, see nostalgia teeb peale. Päris raju värk oli ikka. 4 meest 5 punktises, saad aru, me kõik on erinevates autodes ja selline õitse. Ülikõva, jah. Kahju, et mis see praegu on. Kahju, jah, selles mõttes, et me võime rääkida siin, et põnev lahing tuleb, tegelikult ei tule, see on 25 punkti vahe või, Neville ja Otiga. Aga me loodame lihtsalt teoreetilistele, et nii kaua kui matemaatika lubab, nii kaua on põnev. Jah, et selles mõttes, et peamine on see, et Tänat oleks tipu lähedal, et Tänat... See on oht, et... Ma tahaks lihtsalt võib-olla ka seda, et see ikkagi läheks lõpuni välja, et võib-olla ongi see, et Neville võtab mingit punktid, aga kuidagi, ühesõnaga, et see nagu vahe oleks selline, et nagu kogu aeg teoreetiline võimalus on, et me nagu ei saa lõpuni teada, mis tuleb, et see oleks lihtsalt nagu spordi mõttes lahe kulminatsioon. Jah, mis me siis teeme, et kas ennustame mingit esikolmikut või mis me ennustame, et me teeme... Päris raske, me ennustame midagi, aga päris raske on see, Jaa, siin ei tea ju, kuidas keegi tuleb. Alusta. Ma ise ei ole üldse mõeldnud. Teeme nii, et ralli võidab Tänat. Oleks sama pakkunud. Ja peale seda mina ütlen, et tuleb Ogier, Evans, Katsuta ja Toyota võtab tootjate tiitli. Ma oleks tahtnud öelda teiseks Taka. Ott Taka ja kolmandaks... Taka või? Kus see nüüd tuli? Ma ei tea. Pane siis Indram kolmandaks. Hakka nüüd välja tegema. Kolmandaks siis... ma arvan, et Ogier peab ikkagi hooaja lõpetama hea tulemusega. Aga kumb tuleb tootjate meistriks? Kas Toyota nõelub selle 15 punkti tagasi? No minu ennustus, mis ma praegu ütlesin, kui on Ott, Taka ja Ogier, siis juba vist tähendabki seda, et põhimõtteliselt on Toyota käes või? Ei ole veel? No see punktisüsteem on meil liiga segane. Ja see mõttes, et sa võid olla ralli võitja, aga nii, et sa saad mingi 4. roha punktid enam vähem, et selles mõttes. Okei, et kumb siis tuleb? No ma arvan, et see jääb Hyundaile.
okei, ma arvan, et Mikkelsen tõuseb hetkel kuskilt mudast ja näitab, et ta suudab ka meeskonna jaoks vajalikul hetkel teha kõva sõidu ja võib-olla kindlustab sellega endale järgmiseks aastaks vähemalt pooliku hooaja. Kas ralli 2 maailmameistriks tuleb Bajari, kas ta lõpetab ma mõtlen, et tuleb Solberg. Arvan, et tuleb Solberg? Ma ütlen, et tuleb Solberg, noh. Ma ütlen siis, siis ma panen ta vastu, siis ma ütlen, Bajar ikkagi tuleb ja näitab, et ta on ralli 1 tasemel mees. Ma arvan, et Bajari võitleb väga tihedalt seal poodiumi peal, aga midagi tuleb ette, mis tähendab seda, et tema ei saa seda. Jaa. Ja näed, vahepeal on hakanud, mis veel võime kiita, siin on vahepeal on ju esimesed need masinatult läbi. Ei, siin on, need on ralli 2 ja ralli 5 ja rahu. Ma lihtsalt ütlen, et äge, et siin on kõige kiirem on Heiki Kovalainen ja hetkel kõige aedlasem on Didier Oriol, kellele 6 autot on läbi tulnud. Et seal neid legende on seda võib ju et neid võiks siis rohkem olla. Ma vahest mõtlen, et sellised, Kovalainen on siin Jaapanis päris pikalt igasugused endine vormeliseit ja Heiki Kovalainen, siis on päris pikalt rallit seal Jaapanis sõitnud, et Toshiro Arai näiteks oli ju Subaru legend. Subaru sõitja enne kunagi. Jaa, et sellised et mõnes mõttes tahaks sellised vendasid rohkem, et sellised Oriolid asjad võiks rohkem läbi käia, et seal tagumist otsa ka kedagi jälgida, nagu teistsugust ka. Jaa, ülilahe, aga isa ja poeg on finišis, et Toshiro Arai ja Hiroki Arai mõlemad on esimese katse lõpus. Üks siis poeg siis Škoda Fabia R5-ga ja isa Subaru VRX S4-ga. Noh, mis nii viga. Pereüritus. Mis nii viga. Ja loomulikult jälgime ka, mida teeb siis Norihito Tatsuta. Siis isa Tatsuta. Täpselt, ka Jaris ralli 2-ga. Jah, et siin on neid põnevaid nimesid on küll, mida jälgida, et mina vana, Kovalainen vist oli eelmine aasta isegi päris punkti kohal enne, ma mõtlen üldse 10 sekki enne. Ta on seal ju sõitnud mitmeid ikka tükk aega, on ju? Jah, ta on Jaapanis seal, ma ei tea, kas ta midagi toimetab seal. Äkki on elukaaslan või midagi sellist. Vot, enam meil rohkem vist selles mõttes on, ainus lootus on, et see põnevus püsiks. Jah, seda loodame. Et kõige hullem asi olekski see, et siin, ma ei tea, Tänat kaotab mingi kas või hädada mingi minuti ja siis on juba, sellist asja ei tahaks näha, et nagu eelmine aasta siis esimene pikk katse oli see oligi vist see tunneli katse, kus siis 2 või 3 venda väljas olid põhimõtteliselt kohe, et. Ja siis Tänat oli selle uduses autos. Et okei, ja siis homme siis räägime 56 minutit on kohe täis, et homme räägime siis Kaspar Ruusiga ja vaatame, mis siin saanud on, eks me nüüd lähme seda esimest linnaratset vaatame, et siin linnaratseid on vist oma jagu, eks ole, siin on Toyota 1, 2, 3, 4, 5 korda, 5 korda erinevaid Okazakit ja Toyotat ja kõik, et oskavad seal rahvale teha. Jaa, kahjuks Euroopast keeruline natuke rallit vaadata, aga mis su plaan on, kuidas sa vaatad rallit või üldse vaatad? Minu plaan on see, et ma ikkagi kuskil, ma olen selle öise eluviisiga üldiselt. Ma olen aru saanud et sa mökos istud. Ei, come on, selle ma lõitan välja, mis asja. Ma lihtsalt on öise eluviisiga, see mõttes, ma olen õhtuse vahetus ja õhtusem töö, et ma ikkagi olen harjunud selline 2-3 üleval olema. Aga nüüd ma teen switchiden hetkel, et ma hakkan nüüd vara hommikuseks ärkjaks. Ma ise mõtlesin sama. Et siin mitte päris, ma ei tea, kas see 3 katsed mitte, aga seda 6 juba tahaks vaadata. Ma mõtlesin sama, et ma üritan seal kuskil võib-olla enne 6 üles ärgata, vaadata seal mingid katsed ette ära ja siis saan vaadata neid, mis tulemas on, et ikka midagi peaks nägema ka ja et siin midagi jutustada, muidu võib tuua mingi suvalise mati kuskilt ka siia. Ainus viga, muidu, eks ole, ei ole väga hullus, et laupäeval, eks ole, 6-7, katsed, eks ole, viimased 4, teised häbimised, siis on 6-7-8 ja kui tahad vaatad linnakatsed ka, et ehk nagu saad 3 katset vaadata, aga see lõpplahendus tegelikult on ikkagi Euroopa meestes ka täis halb, et nagu pühapäeval, kui sa ei ole öö läbi üleval või sa öösel ei vaata neid asju ära, ei lähe 3 magama, et laias lastus kell 7 Eesti aja järgi. Üks katse, ei on midagi halb,
et selles mõttes hea, et naftaraha tuleb Saudi Araabia lähedal. Jah, just. Eladu Elagu nafta. Eladu naftaraha ja sealsed inimõigused on kõik korras. Kurat, vaatame, varsti võib-olla saab teha seal Rakveres ka MM-rallit meil seal fosforiiti, et äkki kurat saab varsti ka fosforiidirahadega siin kütma hakata. Vot, aga see oli seekordne saade, kuna on hiljad tehnilised probleemid, siis ma ütlen sulle, et ma panen trillina, tegelikult ma ei pane, vaid lülitan välja ja siis saadan selle meie, mis ta siis on, heli inimesele, kes paneb trillid ette ja teeb heli korda, et homme taas, et loodetavasti siis on selline ränd põnev päev. Loodame ja juba homme kell umbes täpselt 10 või 11, peast ei mäleta, aga homme hommikul igal juhul enne lõunat juba on saade vast kuskil üleval. No loodetavasti. Kuulmiseni! Homseni! 6. käik